Kuidas ma käsipalli sattusin? Eks algatuseks ikka isa kaudu. Isa oli mul päris kõva käsipallur omal ajal ja tema mind tutvustas siia. Ehk siis ma hakkasin esimeses klassis käsipallitrennides käima ja treeneri ametisse ma jõudsin, alustasin 11. klassis. Olen siis 6 aastat treener olnud, 7. hooaeg käib praegu. Ma proovin olla väga korrektne ja väga õpetlik, et lapsed aru saaksid minust ja olla ka väga energiline ja positiivne alati. Kunagi ei ole niimoodi, et torisevad lapsed trennis või midagi, et alati on hea tujuga tulla ja hea tujuga minna. Lapsed on hästi energilised ja hästi ausad inimesed ja ütlevad kohe ära, kui ei meeldi ja ütlevad kohe ära, kui meeldib ja nendega on hea töötada ja nende on hea vaadata, kuidas nad arenevad ja kasvavad ja paremaks saavad. Seesama grupp, kes siin meil on, et nende grupiga ma olen 1. klassis saati olnud ja siiamaani ma olen nendega püüelnud ja töötanud ja tööd teinud ja ma ei näe põhjust, miks me nendega edasi ei peaks tegema. Mis minule selle mängu väga huvitavaks ja teeb, ongi see, et ta on hästi mitmekülgne mäng, et siin on vaja sama palju füüsilisust kui sama palju mõistust vaja. Et olla hea käsipallur, pead sa olema ka tark inimene, suutma kiiresti otsuseid teha, õigeid otsuseid, kiiret mõtlemist on vaja, sa pead olema jalgadest kiire, kätest kiire, reaktsioon peab olema seal hea. Et kogu aeg peab kogu keha ja vaim töötama, et jõuda tippu või kuskil kellegi vastu mängida. Miks ma üldse treeneriks hakkasin, alguses ka oligi see mõte, et tehagi noori paremaks. Nad oleksid tugevad ja terved inimesed ja kui ma suudan seda eesmärki saavutada, siis on juba pool võitu.